Ühes külas elas kangesti kaval ja tark taat, Jaagup nimi. Kui ta 100-aastaseks sai, tuli surm talle järele. Tuli talle järele, astus õue, koputas aknale, hüüdis valju häälega. Jaagup, hõi, Jaagup, kas sa kuuled mind? Jaagup kohkus kangesti, ei näidanud seda aga välja ning vastas. Kuulen, surmaonu, jooksed nagu kiini, mis valu sinds nii taga ajab? Su aeg on täis, sea ennast valmis, ütles surm. Jaagup oli aga veel tugev ja terve mees. Tal oli kahju maailmast lahkuda. Sellepärast katsus ta vastu vaielda. Ei, surmaonu, epp ole mu aeg veel täis midagi. Vara võitu. Ära aja narri juttu. Mis siin enam vara võitu? Olete oma eidega kahekesi juba mitme inimese eest maamulda tallanud. Egas nii ahne kah maksa olla, sõitles surm. Kui Jaagup nägi, et vastu vaidlemine midagi ei aita, katsus ta kavalust. Ta kutsus surma tuppa, pakkus talle tooli, küsis perekonna käekäigu järele, pakkus oma kotist tubakatki piipu. Viimaks palus ta üpris alandliku näoga, et surm annaks talle enne seda päris minekut vähemalt aega matuse õlle pruulimiseks. Surm vaidles küll esialgu vastu, lõi aga siis käega ja nõustus naerdes. Noh, olgu, kui sa just tahad, et su matuselised end veel su enda pruulitud õllest purju jooksid. Aga tee sa kähku, et mulle sinu pärast jälle etteheiteid ei tehtaks. Mine nüüd ikka. Vanasõnagi ütleb, et härga sarvest ja meest sõnast. Mis pagana pärast mina sind siis alt peaksin vedama, naeris Jaagup. Linnaseid jäi jaanipäevast järele. Homseks on õlu valmis ilma ühegi viivituseta. Ja Jaagup pruulis õlle tõesti juba järgmiseks päevaks valmis. Sihukese õlle, mihukest polnud kaugel käinud mehetki veel suhu saanud. Kui õhtu kätte jõudis, tuli surm jälle akna taha, hüüdis nagu eelmisel päevalgi. Jaagup, õi, Jaagup, kas sa kuuled mind? Kuulen, surmaonu, miks mas ei kuule, ega ma ometi kurt ole, vastas Jaagup. Nii et oledki juba kohal. Kohal. Kas ainult sinu matuse õlu valmis on, et me võiksime kohe minema hakata? Õlu on kah valmis. Tule seniks sisse, kuni ma uued pastlad jalga panen. Ega see tänane tee pole just seda, mis naabri juures juttu puhumas käia. Tee on pikk ja see on õige. Nõustus surm ja tuligi sisse. Istu, puhka jalga, sõnas Jaagup. Ja võib-olla, et proovid kah lonksu minu odramärga. Võib, seda võib. Kurk, pagan, läkski selle ruttamise tõttamisega ivake kuivaks. Oli surm selle ettepanekuga heal meelel nõus. Istus laua taha, jõi terve suure kannu kohe tühjaks. Aga ei sellest mõiganud täismehele midagi. Surmani väsinud surm küsis veel lisagi. Ja ta jõi tühjaks ka teise kannu, siis kolmandagi. Ilm oli südasuvine. Keha vajas hädasti karastust.
Nõnda mõnusal meelel vana Jaagupi kanget õlut juues jäi surm varsti purju. Naeris nii, et maja aina lajatas, tagus rusikatega vastu lauda, lõi laulu, tiris Jaagupi eide viimaks tantsimagi. Kui ta päris purju jäi, tõi Jaagup lauale veel tubli kannutäie õlut. Pakkus surmale head soolasilkugi südame kinnituseks ja palus jälle, et lasku surm teda siiski veel pisut aega edasi elada. Surm oli nüüd väga lahkes tujus. Kõpsutas keksilt oma kondist jalga ja küsis oma võimu üle rõõmu tundes. Norid ja norid, no aga ütle siis otse välja, vennas, kui palju aastaid juurde tahad? No, ei palju, ei vähe. Oleksin rahul endale ja eidele veel 100 aastakesega, vastas Jaagup. Tehtud, võta käsi, sõber Jaagup. Ole terve ja suur aitäh, surmaonu. Nõnda pidutses surm Jaagupi laua taga kuni päikesetõusuni. Tukkus siis pisut siinsamas laua ääres ja läks viimaks laulu lüües oma teed. Ning kaval vana Jaagup oma eidega elasid. Elasid ega kartnud ei haigusi ega mõnd ootamatut õnnetust. Olid julged, et kaup on kindel. Siis aga hakkas see teinegi 100 aastat otsa lõppema ja kohe tuli Jaagupile ka hirm südamesse. Küllap surm ilmub nüüd jälle varsti akna taha. Ega saanud enne rahu, kui läks oma suures hingehädas targa käest nõu küsima. Tark kuulas vana Jaagupi jutu tähelepanelikult ära ega tahtnud seda kuidagi uskuda. Tuleb välja, et te eidega olete niisiis 200 aastased. Täitsa õige, oleme 200 aastased, vastas Jaagup. Tark mõtles, kratsis kortsus kulmul kukalt ja ütles viimaks. Ära karda, vader, kui oskasid surma südame pehmeks teha ise, ilma kõrvalise abita. Küllap leiame siis abi ka nüüd, kahekesi. Mine ilusasti koju ja telli sepalt hästi tugev rauast tool. Kui surmapäev kätte jõuab, suitseta tooli koi rohuga ja hõõru seda tedre madara juurtega. Pane ahi küdema, tõsta tool tulepaistele. Palu siis surma, et see istuks sinna sooja kätte jalgu puhkama. Ta ju liiga lahjake, külmetab ilmast ilma. Küllap siis näeme, mis edasi saab. Jaagup tänas tarka ja tegi, nagu see õpetas. Tellis sepalt rauast tooli, suitsetas tooli koi rohuga, hõõrus tooli tedre madara juurtega, pani ahju põlema ja tõstis tooli tulepaistele. Vaatas siis aknast välja suure tee poole ja nägigi surma mäest pikkade sammudega alla tulevat. Surm jõudis õuele, koputas oma teemehe kepiga vastu akent ja hüüdis. Jaagup, hõi, Jaagup, kas sa ju kuuled mind? Kuulen, surmaonu, kuulen. Kus need minugi kõrvats asuvad, et ma ei peaks sind kuulma, vastas Jaagup. Tee nüüd nii kähku, kuidas vähegi jõuad ja hakkame kohe minema. Läbi ongi see 100 aastat. Läbi jah, pime vaim,
mis sa seal teed või oled, noogutas Jaagup. Istu ivakeseks ajaks siia ahju ette sooja. Ma panen seni suririided selga. Surm tundiski pika tee väsimust. Noogutas nõus olles. Istus ahju ette toolile. Jaagup läks tagakambrisse suririideid selga panema. Varsti oligi ta valmis. Tuli tagasi tuppa ja ütles. Noh, surmaonu, lähme siis pealegi. Tubli, sõber Jaagup, lähme jah, hüüdis surm ja hakkas toolilt tõusma. Aga võta näpust. Tahab surmaonu küll tõusta, aga ei saa sellega mitte kuidagi ega kuidagi hakkama. Jalad oleksid nagu põranda külge kinni kasvanud. Tooli korju hoiab pihta nagu suured tangid. Katsus mehike veel kord ja veel kord ei midagi. Ja hakkaski viimaks paluma. Teed ikka kah tempe, Jaagup. Habemes juba hallid niidid, ise aga hullab nagu mõni poisike. Ole hea mees, päästa lahti. Mis sa, onuke, mulle lubad, kui ma su tõesti lahti päästan, küsis Jaagup piipu popsutades nägu naerul. Võta 5 aastat elu nii endale kui eidele, pakkus surm. Ei taha, vähe, vastas Jaagup. No võta siis 10, va kaval pea, pakkus surm. Ikka vähe, vastas Jaagup. Võta 20, pakkus surm. Mis seal vahet, 10 või 20? Lindki viib need aastad noka vahel minema, vastas Jaagup ega jätnud enne kauplemist, kui surm neile mõlemale 100 täis pani. Alles siis läks ta targa juurde, kutsus selle kaasa, laskis vaese vangi vabaks päästa. Surm oli selle sissevedamise pärast hirmus vihane, sülgas ja läks oma teed. Alles õue väravalt vaatas korraks tagasi, ähvardas kondise sõrmega ja ütles. Kelm mees oled, Jaagup, kelm mees oled. Kas siis keegi sõpra nõnda sisse veab? Oota, kannata. Ei ma sind, Sindrit, enam usu, kui jälle kord 100 aasta pärast tagasi tulen. Ja kaval vana Jaagup elas oma eidega jälle 100 aastat ühegi mureta. Ümberringi inimesed sündisid, kasvasid suureks, said vanaks ja surid. Nemad aga aina elasid ning elasid, ei kartnud haigusi ega midagi. Kui aga seegi lisaaeg mööda jõudis, tundis Jaagup ennast pikast elust nii väsinuna, et ütles eidele. Olgu, nüüd juba aitab nii sulle kui mulle. Aitab, Jaagup, aitab, arvas ka eit. Ja kui surm 3. korda jälle õue astus, ootasid nad juba väraval, ulatasid kaugele külalisele teretuseks käe ning Jaagup ütles. Noh, läki siis, hakkame astuma. Sa ära pahanda, sõber surm, et ma sulle tuska tegin. Elu ja töö maailmas olid ju nii ilusad. Mine nüüd ikka, Jaagup, miks ma su peale siis pahandama peaksin?
Eks minagi näen, mis ma näen. Ja kes meile siis nalja teeb, kui me ise seda ei tee, ütles surm sõbralikult. Ning hakkasidki 3 vana vigurivänta kõrvuti mäest üles sammuma. Jaagupi uued pastlad aina välkusid õhtupäikeses. Tee oli ju pikk, kuhu sa nende vanadega enam